Aga tere ka minu poolt, nagu öeldud, olen Kõre Krauding Kliimaministeeriumist ja ma annan siis ülevaate sellest, et milline meil on siis olukord ehituslammutusjäätmete tekke ja käitlusega. Räägin ka sellest, mis ütleb jäätmeseadus ehituslammutusjäätmete kohta ja põgusalt peatun ka riigi jäätmekaval, kus on ka ehituslammutusjäätmetel üsna selline suur roll. Aga alustuseks ma alustangi siis jäätmeseadusest ja natukene laiemalt kui siis üksnes ehituslammutusjäätmed. Jäätmete ja alaste tegevuste planeerimisel tuleb siis tegelikult sõltumata jäätmeliigist lähtuda jäätmeseaduses sätestatud jäätmehierarhia põhimõttest. Nii, et siin on nüüd väljavõte siis jäätmeseadusest, aga kõrvale tõin ka sellise jäätmehierarhia püramiidi, et mida võib olla natukene parem jälgida ja meelde jätta kui ainult üksnes sellist seaduse teksti. Ja jäätmehierarhia kohaselt tuleb siis esmajärjekorras üritada jäätmeteket vältida. Ehitustegevuse kontekstis saab seda eelkõige teha siis läbimõeldud materjaliarvestuse, aga ka sellised, et kui tõesti mingisuguseid materjali jääb ehitamise käigus üle, et neid siis ei visata ära, vaid kasutatakse siis kas siis mõnel muul objektil või siis näiteks antakse üle ka kellelegi teisele kasutamiseks. Lammutustegevuse kontekstis on siis peamiseks jäätmetekke vältimise võimaluseks see, et võimalikult palju lammutamisel tekkivaid materjale jäätmeid kogutakse siis juba seal objektil liigiti, ehk siis juba seal objektil on siis välja võimalik sorteerida sellised materjalid, mis siis sobivad uuesti kasutuseks ehk siis korduskasutuseks. Ja jäätmeseaduse kohaselt on siis korduskasutus mis tahes toiming, mille käigus siis tooteid või tootekomponente, mis ei ole jäätmed, kasutatakse uuesti nende esialgsel otstarbel. Ja siin ongi peamine märksõna on see, et me ei ole jäätmed, ehk nad ei muutugi jäätmeteks. Ehk kui näiteks lammutamise käigus eraldatakse kasutuskõlblikud puidust uksed, need suunatakse kohe uuesti kasutusse, siis see ongi korduskasutus ja see ei ole üldse jäätmekäitlustoiming. Jäätmehierarhia püramiidi siis teine aste on korduskasutuseks ettevalmistamine. Ja see siis on jäätmeseaduse kohaselt selline tegevus, mis on siis kontrolliv, puhastav või parandav taaskasutusmoodus, millega siis jäätmeteks muutunud tooteid või siis tootekomponente suunatakse samamoodi nende algsel otstarbel kasutusse. Aga siin ongi nüüd vahe selles, et need muutuvad vahepeal jäätmeteks, ehk kui näiteks need kasutuskõlblikud uksed, nad ei liigu otse uuesti kasutusse, vaid nad satuvad vahepeal jäätmekäitleja kätte, kes siis näiteks sorteerib muudest jäätmetest välja, vaatab, et neid sobib uuesti kasutada, võib-olla natukene ka parandab ja siis alles seejärel need liiguvad uuesti kasutusse, et see siis on see korduskasutuseks ettevalmistamine. Ehk seal on et esimene ei ole jäätmekäitlustoiming, teine on jäätmekäitlustoiming. Siis edasi liikudes kolmandal astmel on siis materjalina ringlussevõtt. Ja see on siis selline taaskasutamistoiming, kus siis jäätmematerjalid, nendest siis valmistatakse tooteid, materjale või aineid, mida siis kasutatakse kas siis nende esialgsel otstarbel või mõnel muul otstarbel. Ja ringlussevõtu definitsioon ei hõlma siis materjalide kasutamist energiaks ja samuti tagasitäiteks. Ja kui siin selle ukse näitel jätkata, siis siin saab tuua sellise näite, kus siis see uks on piisavalt kehvas seisus, et teda uuesti uksena ei saa kasutada, küll aga on võimalik ta näiteks ära purustada koos muude puidujäätmetega ja valmistada siis sellest toote nõuetele vastavat mulči, mida siis näiteks kasutatakse kas siis terviseradade katteks või siis loomadele allapanuks. Ja see ringlussevõtu definitsioon, ta välistab siis energiakasutuse ja kasutamise tagasitäiteks, sest nagu ka nimetus ütleb, et me räägime ringlussevõtust ja materjalide ringluses hoidmisest, et kui me midagi ära põletame või tagasitäiteks kasutame, et need on sellised lõplikud tegevused ja seal see materjal enam ringluses ei ole. Veel edasi liikudes, see on järgmine siis aste, see on alt eelviimane aste, on siis muu taaskasutus. Ja siia alla kuulubki siis eelnevalt mainitud näiteks siis energiakasutus, kus siis need purustatud puidujäätmed suunatakse siis energiakasutusse näiteks mõnda kohalikku katlamajja ja hästi oluline on see, et see soojus kasutatakse ära, et kui lihtsalt põletatakse niimoodi, et soojust ära ei kasutata, et siis me taaskasutamisest rääkida ei saa. Samuti läheb muu taaskasutuse alla siis kasutamine tagasitäiteks.
Siin puidujäätmete kontekstis jätkata ei saa, et puidujäätmetega tagasiteedet ei tehta ja see ei ole kahtlemata ka mõistlik, aga siin võib näiteks tuua siis olukorra, kus ütleme näiteks betoontellised, nad purustatakse ära ja kasutatakse siis kas mõne vana karjääri rekultiveerimisel või siis lihtsalt maastikukujunduses. Aga siinkohal on hästi oluline ka see, et see tegevus oleks vajalik ja mõistlikutes kogustes. Ehk kui tõesti meil on kuskil selline karjäär, mis on ammendunud, mis vajab rekultiveerimist, siis seal on igati põhjendatud, et esmase toorme asemel me siis kasutame sobilikke ehituslammutusjäätmeid. Aga kui on näiteks selline kuskil kõrvalises kohas asuv looduslikus olekus selline süvend, mida soovitakse siis täita, ilma et sellega oleks edasi mingisugused tegevusi plaanis, et sinna midagi peale ehitada või seal midagi rajada. Et see ei ole selline tegevus, mida me saaksime siis vaadelda taaskasutamisena, et üldjuhul seal siis on ikkagi eesmärk lihtsalt jäätmetest võimalikult soodsalt lahti saada ja selliseks tegevuseks üldjuhul Keskkonnaamet ka tegelikult luba ei anna. Ja muu taaskasutuse alla läheb ka tegelikult igasugune muu selline jäätmete kasulikul otstarbel kasutamine, kui see toimub jäätmestaatuses. Näiteks jäätmed purustatakse ära, neid kasutatakse kuskil platside rajamisel, teede ehituses ja just see, et neid kasutatakse siis jäätmestaatuses, et erinevalt ringlussevõtust, et mitte siis toote nõuetele vastava tootena. Ja kuna nende mõistetega kipub siin päris üksjagu segadust olema, et ühelt poolt see korduskasutuseks ettevalmistamine, mille erinevusest ma juba rääkisin, aga teiselt poolt ka siis kiputakse segi läbi kasutama termineid taaskasutus ja ringlussevõtt. Et ma panin ka siia slaidi lõppu, panin taaskasutamise mõiste jäätmeseadusest. Ja tegelikult taaskasutus on selline, ma ütleks, et on selline katustermin, et ta hõlmab igasugust jäätmekäitlust, mille eesmärk on siis kasutada kasulikul otstarbel tekkinud jäätmeid. Ja siis sellised asendaksid siis mingisuguseid muid materjale, mida muidu selle tegevuse jaoks kasutatakse. Ja ringlussevõtt on tegelikult üks kitsam osa sellest taaskasutamisest. Et taaskasutamise alla lähevad kõik need korduskasutuseks ettevalmistamised, ringlussevõtmised, tagasitäitmised, energiakasutused, aga et ringlussevõtt on siis üks kitsas osa sellest taaskasutamisest. Ja see eeldab seda, et jäätmetest siis valmistatakse kindlatele nõuetele vastav toode. Ehk siis jäätmed lakkavad olemast jäätmed ja nad edasi siis käituvad nii nagu ka kõik muud tooted. Siis tulles nüüd konkreetsemalt ehituslammutusjäätmete juurde, siis jäätmeseaduses on ehituslammutusjäätmed detailsemalt käsitletud põhimõtteliselt 4 paragrahvis. Et esiteks on siis toodud ehituslammutusjäätmete mõiste. Ehk ehituslammutusjäätmed on siis ehitus- ja lammutustööde käigus tekkinud jäätmed, aga ma omalt poolt sooviks rõhutada ka seda, et tegelikult siia lisanduvad ka teede ehitamisel tekkinud jäätmed. Näiteks siin frees, asfalt, teetammi täitematerjal, erinevad pinnased, et ta on nii hoonete ehitus kui ka tegelikult teede siis ehituse korrashoid. Samuti ütleb jäätmeseadus seda, et hoonete lammutamisel tuleb siis võimalikult suures ulatuses liigiti koguda ohtlikke aineid sisaldavad materjalid ning sellised materjalid, mis siis sobivad korduskasutuseks või ringlussevõtuks. Ja see, et milliseid jäätmeid tuleb siis täpsemalt liigiti koguda ja kuidas neid käidelda, et see on siis sätestatud kohalike omavalitsuste jäätmehoolduse-eeskirjades, et seda jäätmeseadus otseselt ei ütle. Ja jäätmeseaduses on ka välja toodud veel tavajäätmete hulka kuuluvatele ehituslammutusjäätmetele siis taaskasutamise sihtarv, mille kohaselt tuleb siis alates 1. jaanuarist 2020 taaskasutada vähemalt 70% tekkivatest tavajäätmete hulka kuuluvatest ehituslammutusjäätmetest. Ja siit arvestusest vastavalt siis selle metoodikale jäävad välja kivid ja pinnas, et need on ainult sellised klassikalised ehituslammutusjäätmed. Ja tegelikult see sihtarv tuleneb üldse Euroopa Komisjoni poolt ja see on seatud siis kõigile liikmesriikidele ühtemoodi. Et need on sellised konkreetsemad paragrahvid, kus siis räägitakse ehituslammutusjäätmetest. Aga loomulikult ehituslammutusjäätmete puhul nii nagu muude jäätmete puhul, et tegelikult tuleb arvestada ka kõike muud, mis selle jäätmeseaduses kirjas on. Et alustades sellest, et jäätmete üleandmisel tuleb siis veenduda, et vastuvõtja omab selleks vastavat luba ja kas või see jäätmehierarhia põhimõte, millest ma rääkisin ja ühesõnaga ka kõike muud tuleb arvesse võtta. Siis on meil selline dokument nagu riigi jäätmekava ja viimane riigi jäätmekava on siis perioodi 2023 kuni 2028 kohta. Ja seal on siis välja toodud erinevad suuremad jäätmevood, nendega seotud siis üldine info,
probleemid, eesmärgid, tegevused. Ja ehituslammutusjäätmete puhul siis ma juba alustakski siis nende tekkeinfoga, et kui me riigi jäätmekava koostasime, siis oli meil tollel hetkel 2021 aasta andmed ja nende kohaselt, ütleme niimoodi, et suurusjärgud tegelikult meil on ka praegu tekke ja taaskasutuse osas on samad, et ehituslammutusjäätmete teke oli siis tollel hetkel suurusjärgus 1,1 miljonit tonni, kive ja pinnast tekkis suurusjärgus 2 miljonit tonni ja ohtlikke jäätmeid tekkis umbes 100 000 tonni ja nendest ohtlikest jäätmetest suurema osa moodustas siis saastunud kivid ja pinnas. Ja ehituslammutusjäätmete puhul on tegemist üsna suure jäätmevooga, et ta moodustab kogu Eesti jäätmetekkest siin suurusjärku 18% ja tegelikult on teisel kohal peale siis põlevkivitööstusjäätmeid, ehk kui me põlevkivitööstusjäätmed kõrvale jätaks, siis meil tekiks Eestis kõige rohkem ehituslammutusjäätmeid. Ja kui vaadata seda jäätmetekki trendi, mis on ka siin slaidil nüüd näha, et siis tegelikult on näha, et see jäätmeteke aastate lõikes kuigivõrd kõigub ja eks ta eelkõige sõltub majanduse olukorrast ja sellest, et kui palju meil parasjagu ehitatakse. Aga kui siin välja arvata nüüd 2020 aastal selline suurem langus, mis siis oli tingitud COVID-i pandeemiast, siis tegelikult üldine trend ehituslammutusjäätmete tekke osas on ikkagi ülespoole kasvutrendis. Ja siin kõrval on üks natukene sellisem värvilisem joonis, see pärineb siis hoonete renoveerimise pikaajalisest strateegiast ja siin on välja toodud siis tuleviku renoveerimismahud. Ja selle strateegia kohaselt siis prognoositakse, et aastaks 2030 kasvavad meil tegelikult renoveerimise mahud 5-kordseks ja lisaks on ka ette näha seda, et päris arvestatav osa meie hoonefondist läheb paraku lammutamisele, ehk siis tegelikult, kui me vaatame tulevikku, siis seda ehituslammutusjäätmete osas meil see tekke suurenemist on paraku edaspidi samamoodi näha. Siis eelnevalt ma mainisin, et meil on Euroopa Komisjoni poolt siis sätestatud taaskasutamise sihtmäär 70%. Eestis selle sihtmäära täitmisega probleeme ei ole ja ta on meil siin viimase sellise 10 aasta jooksul on püsinud stabiilselt siin 80-90% juures. Ja kui vaadata sinna taaskasutusse sisse, siis 2021 aastal 31% taaskasutusest moodustas meil siis materjalina ringlussevõtt, 26% taaskasutamine muul viisil, peamiselt siis oligi teede ehituses või siis ka platside rajamises jäätmestaatuses materjalide kasutamine. 24% oli siis kasutamine tagasitäiteks ja väga väike osa ehk 0,4% oli siis korduskasutuseks ettevalmistamine. Ja korduskasutuse andmeid meil sellisel heal kujul ei ole, sellepärast et korduskasutus ei ole jäätmekäitlustoiming ja tegelikult meil kõik need numbrid siin jäätmestatistikas pärinevadki jäätmearuannetest. Aga korduskasutus, kuna pole jäätmed, siis nad ka jäätmestatistikasse ei jookse, et seal on lihtsalt meil selline üldine teadmine ja erinevate siis küsitluste ja uuringute põhjal on üritatud seal siis infot saada. Riigi jäätmekava koostamise raames me kõikide nende jäätmevoogude puhul me kaardistasime ka ära siis valdkonna tugevused ja nõrkused ja nii ka ehituslammutusjäätmete puhul. Ja ehituslammutusjäätmete puhul meil valdkonna tugevuseks kindlasti on see, et meil on kõrge taaskasutuse tase. Samuti on meil suur hulk ettevõtteid, kes siis tegelevad ehituslammutusjäätmete käitlemisega. Ja kuivõrd suur hulk hoonefondist läheb edaspidi ikkagi lammutusse, siis meil on tegelikult ka palju sellist potentsiaalselt ringlusse võetavat materjali. Ehitus- ja lammutusjäätmetega tegelevatel ettevõtetel on võimalik taotleda siis toetusi jäätmekäitlustehnoloogiate ja taristu arendamiseks ja samuti on meie tugevuseks ka see, et meil on kõrge teadus- ja arendusalane potentsiaal erinevate siis uudsete ringlussevõtu lahenduste leidmiseks. Aga nagu ikka, on tugevused, on nõrkused. Ja tulla siin nõrkuste poole peale, siis kuigi meil on hästi kõrge taaskasutuse tase, siis nagu ka eelnevast slaidid näha oli, et tegelikult meil päris arvestatav osa ikkagi sellest taaskasutusest moodustab tagasitäiteks kasutamine, mis jäätmehierarhia kohaselt peaks olema seal tegelikult selline olumise otsa tegevus. Samuti on probleemiks vähene liigiti kogumine.
Ja kui me räägimegi sellest, et me tahame ringlussevõttu, et meil on vaja ringlussevõttu suurendada, siis tegelikult ringlussevõttu eelduseks on ka selline võimalikult puhas materjal ja puhta materjali saamise eelduseks on omakorda ikkagi see, et neid materjale kogutakse võimalikult palju siis juba nende tekkekohas liigiti. Et jah, meil on ka ettevõtted, kes tegelevad ehituslammutus segaprahi sortimisega, sealt hiljem on ka võimalik materjale välja võtta, aga see on ikkagi, ta on ajamahukam, ta on ressursimahukam ja see materjalide kvaliteet ei pruugi olla ikkagi sealt segamaterjalidest väljavõtmise puhul enam nii hea kui algselt liigiti kogutuna. Probleemiks kipub olema ka ehituslammutusjäätmetest valmistatud materjalide kvaliteet ja kogused. Et ehituslammutusjäätmed, nad on hästi heterogeense koostisega, ehk sellist ühtlase koostisega materjali on saada sealt keeruline. Samuti kogused, et ühelt poolt tundub küll, et meil ehituslammutusjäätmeid tekib hästi palju, aga me võtamegi seda, et peamine selline taaskasutus ja ringlussevõtu väljund ongi kasutamine siis kuskil näiteks tee-ehitusobjektidel, siis kui me räägime suurtest tee- või raudtee-ehitusobjektidest, siis seal tegelikult need materjalimahud on väga-väga suured ja need toodete kogused, mida siis suudetakse valmistada ehituslammutusjäätmetest, et need tihtipeale on ka nii väiksed, et juba sellepärast ei taheta sinna teed-ehitusse ehituslammutusjäätmetest valmistatud materjali võtta. Ja samuti ka see, et teke on hajutatud, et tihtilugu need suured teeobjektid asuvad ühes kohas, ehituslammutusjäätmed tekivad teises kohas ja need transpordivahemad võivad olla seal päris suured, et ühelt poolt on siis CO2 heide probleemiks ja teisalt muidugi ka veokulud, mis siis võivad teha ebamõistlikult kalliks selle ehituslammutusjäätmetest valmistatud materjali kasutuse. Ei saa üle ega ümber ka projekteerimisest, et siin on ka seis on läinud paremaks, aga ikkagi me näeme seda, et projekteerimisel veel ei mõelda piisavalt sellele, et mis saab hoonest selle elukaare lõpus, et ühelt poolt siis see nutikas demonteerimine, mis siis võimaldaks hooneid paremini lahti võtta ja teiseks ka siis see materjalide kasutus ehk et kasutatakse selliseid materjale, mida hiljem oleks võimalik ringlusse võtta, et nad ei sisaldaks ohtlikke aineid, nad ei oleks sellised komposiitsed, mida ei ole võimalik hiljem eraldada. Et ühesõnaga selline natukene ettemõtlemist võiks meil ka olla rohkem selles osas. Aga ühelt poolt ongi see, et materjali kasutus juba, et ei kasutataks siis ehitamisel selliseid materjale, mida hiljem ei saa ringlusesse võtta ja teine pool ongi see, et kui neid ehitisi hakatakse ühel hetkel lammutama, et hästi palju räägitakse ka sellest, et ongi see selektiivne demontaaž, ehk siis võetakse hooned lahti selliste juppidena, et võetakse suured fassaaditükid, mida saaks hiljem siis näiteks kuskil muu uue hoone ehitamisel kasutada terviktükina. Et just, et seda poolt rohkem sisse tuua. Ja ka siis veel ka probleemiks see, et ehituse kasutusloa menetluses ei pöörata piisavalt tähelepanu jäätmete tekke ja käitlusega seotud teemadele ja ka ebapiisav järelevalve, et ühelt poolt nii selle liigiti kogumise kui teisalt ka edasise käitluse osas. Ja siin järelevalve teemade ilmestamiseks ma natukene paningi siia slaididele pilte. Et siin paremal pool, siin on 2 pilti, mis siis pärinevad Keskkonnaametist. Ülemine on siis Tallinnas Nõmmel asuv selline ebaseaduslik prügila, see on selline üsna pikka ajalooga teema, korduvalt sattunud ka meediasse, et võib-olla tulevad need pildid teile kuskilt ka meediast tuttavad ette. Et siia on siis kokku veetud väga suures mahus erinevaid jäätmeid ja see roheline mägi, mis siit paistab, et see pole siuke looduslik mägi, see tegelikult kõik on alt jäätmed täis, aga kuna see on tõesti hästi vana asi, siis ta juba otsast on hakanud kinni kasvama. Ja alumine pilt, et see siis on Raplamaal, see on nüüd natukene värskem asi, siin paari aasta tagune. Raplamaal üks vana heinaküün, samamoodi illegaalselt veeti täis jäätmeid ja nii nagu ka seal ülemisel pildil, seal tegelikult valdav osa on ehituslammutusjäätmed, et nii siin ka alumisel, et on ebaseaduslik ehituslammutusjäätmete käitluskoht. Ja need 2 pilti siin, need on siin tehtud umbes 7 aastat tagasi, need on minu enda tehtud pildid sellest ajast, kui ma Keskkonnaametis töötasin ja see on üks metsaalune Saku vallas. Ja Keskkonnaametil on teatavasti siis kohustus, et kui kuskile reformivate riigimaale viiakse ebaseaduslikud jäätmed, seda jäätmete keskkonda viijat ei suudeta tuvastada, et siis Keskkonnaamet peab siis korraldama need jäätmete likvideerimise. Ja nende aastate jooksul, mis ma Keskkonnaametis töötasin, neid metsaaluseid prügistamisi, neid oli ikka päris üksjagu. Ja kui vaadatakin seda, et mis seal valdavas osas olid, siis minule jäid seal silma 2 peamist jäätmevoogu, vana rehvid ja teine oli see ehituslammutus.
Et ühesõnaga siis selliseid pilte ka sellest, et miks see tegelikult see järelevalve pool ja just see nii-öelda edasise käitluse järelevalve pool tegelikult on oluline, et seis on läinud siin ka paremaks, et neid illegaalseid käitlejaid on vähem ja metsaalused on ka puhtamad, aga ikkagi arenguruumi veel on. Riigi jäätmekava seab ka siis ehituslammutusjäätmete puhul eesmärgid, et siin on 3 suuremat eesmärki. Et üks on siis vähendada ehitus- ja lammutusjäätmete tekke osakaalu läbi siis hoonete liigiti lammutamise ja materjalide liigiti kogumise ning korduskasutuse. Et nagu ma ka eelnevalt mainisin, et tegelikult me näeme, et see summaarne jäätmetekke meil suureneb, et arvestades kogu seda renoveerimislainet, et summaarsete jäätmekoguste vähendamine ei ole paraku realistlik, küll aga mis me saame teha, ongi see, et me saame siis vähendada konkreetsete hoonete puhul seda osa, mis muidu läheks jäätmeteks. Siis teine suurem eesmärk on siis suurendada ehitus- ja lammutusjäätmete kõrgema kvaliteediga ringlusse võttu selliselt, et jäätmekava siis kehtivus lõpuks ehk 2028 aastaks võetakse siis ringlusesse vähemasti 40% ehitus- ja lammutusjäätmetest. Ja see siis puudutab nüüd seda ringlusse võttu, mitte seda üldist taaskasutust. Ja kolmas eesmärk, et see on natuke laiem kui ainult ehitus- ja lammutusjäätmed, et see siis on selline, et kasutada taristu ehituses vähemalt 5% ringlusse võetud materjale. Ja siia alla lähevadki ehitus-lammutusjäätmed, aga ka põlevkivitööstusjäätmed, kaevandamisjäätmed ja muu selline, mis siis on selleks otstarbeks sobilik. Ja riigi jäätmekava rakendusplaanis on nende eesmärkide täitmiseks toodud ka siis terve rida tegevusi, et võib-olla kõiki nendest siin ette ei hakka lugema, et lihtsalt käsitleks võib-olla selliseid mõningaid suuremaid. Esmalt ikkagi see tekkekohas liigiti kogumise suurendamine ja selle jaoks on meil tegelikult kavas ka luua ehitus-lammutusjäätmetele riiklikul tasandil ühtsed liigiti kogumise nõuded. Et kui ma enne mainisin, et praegu tegelikult need nõuded tulenevad meil kohaliku omavalitsuse jäätmehoolduse eeskirjast, meil on 79 omavalitsust, põhimõtteliselt 79 erinevat lähenemist. Et selleks, et asi oleks selgem ja kõigil üheselt arusaadavam, on meil siin plaanis selle aasta teises pooles teha algust ka sellise liigiti kogumise määruse eelnõuga. Lisaks me näeme seda, et hästi olulised on erinevad juhised, et kui me teeme ka selle liigiti kogumise määruse, et määrus on üldiselt selline kompaktne, üsna lakooniline dokument, aga tihtilugu ongi see, et sektor tunneb puudust natuke sellistest laiematest juhistest. Ja siis ongi mõte, et me koostame lisaks määrusega üsna paralleelselt, et sellised juhised, kus siis ongi näiteks välja toodud, et milliseid jäätmeid siis kuhu jäätmekoodi alla liigitada, kuidas see platsil kogumine peaks toimuma, milliseid konteinereid on soovitatav kasutada ja selline natukene laiem dokument. Samuti on oluline erinevate uuringute läbiviimine ja seda just selle nurga alt, et vaadates ehitus-lammutusjäätmete koostist ja proovida leida selliseid uusi ja põnevamaid ringlussevõtuviise. Et tegelikult meil praegu hästi suur osa sellest ringlussevõtust on ikkagi see, et tehaksegi sellist toote nõuetele vastavat täitematerjali, mida siis kasutatakse näiteks teedehituses. Aga tegelikult siin on olnud ka selliseid üksikuid häid uuringuid juba, kus on vaadatud seda teemat ka laiemalt, et kuidas siis kasutada ka sellist ehitus-lammutusjäätmete mineraalset fraktsiooni reaalselt muude uute toodete, et on nad siis betoonid, on nad siis mingisugused plaatimissegud, et ka selliste uudsete toodete koosseisus. Ja rääkides edasi siis sellest uudsetest toodetest, siis mis on veel oluline, on see, et meil peaksid olema sellised ka juhised, et kui siis keegi soovib teha ehitus-lammutusjäätmetest mingisugust uut toodet, et siis tihtilugu tekibki see küsimus, et aga mis nõuetele see peab vastama, kuidas seda tuleb tõendada, et sellistest juhistest tundub ka hetkel olevat puudus ja need on meil ka plaanis välja töötada. Siis hästi oluline teema on teisese toormematerjalipank. Et meil tegelikult meil tekib hästi palju sellist kasutuskõlblikku materjali. Meil on kindlasti ka neid isikuid, kes sooviks seda kasutada, aga meil puudub hetkel selline keskne koht, kus need tekitajad ja kasutajad omavahel kokku saaksid. Et meil küll need materjalipankasid juba Eestis mõningad on olemas, mõningaid siin planeeritakse, aga see süsteem on selline killustunud. Et me näeme ikkagi seda, et peaks olema siis ka selline üks keskne koht, kuhu see info kokku jookseks. Et ühelt poolt siis see digitaalne materjalipank, aga teisalt siis ka üle Eesti laiali siis füüsilised materjalipangad.
siis üle ega ümber ei saa ka teadlikkusest, et seda nii ehitajate, projekteerijate osas, aga samuti ka kohaliku omavalitsuste näiteks ehitusspetsialistid, et kui keskkonnaspetsialistid on veel võib-olla selle jäätmete ja ringmajanduse poolega kursis, et siis tegelikult ehitusspetsialistid, kelle laualt käivad siis läbi ehitusload, kasutusload, et siis seal võib-olla natukene seda teadlikkust tuleks meil edaspidi veel tõsta. Ja loomulikult riik suunanäitajana, et kui me räägimegi sellest teisese toorme kasutamisest, et siis sellistel suurtel riiklikel objektidel läbi Transpordiameti hangete või näiteks ka siis Rail Balticu ehituses, et tuleks siis eelistada teisese materjali kasutamist ja tegelikult siin meil on juba ka häid näiteid olemas, et on siin selliseid raudteelõike, kus siis Transpordiameti eestpidamisel on kasutatud ehituslammutusjäätmeid ja ka aheraine killustikku ja samamoodi Rail Balticu ehituses juba teatud kohtades, siin näiteks ökoduktid või sellised kõrvalteed, et kus siis kvaliteedinõuded seda võimaldavad, et seal on ka seda teisest tooret juba kasutatud. Kui maailm on nii-öelda kava on taaskasutuse poole, et siis kuidas saab olla nii, et ehitusjäätmete arv hoopis kasvab? Seal ongi see, meid ees ootab see renoveerimislaine, et kui meil renoveerimismahud kasvavad seal 5-kordseks, kui meil läheb seal, ma ütlen peast, seal oli neid tuhandeid nii korterelamuid kui muid hooneid läheb lammutusse, et siis nii-öelda... Aga see ei ole renoveerimine, kui lammutusse läheb? Ei, seal üks pool on renoveerimine ja teine on lammutamine. Jäätmed tekib mõlemalt poolt. Lammutamisel tekib need veel eriti palju. Et see ongi see, et kui me vaatame seda pilti realistlikult ja vaatame kõiki neid jooniseid ja neid edasisi prognoose, et siis summaarselt meil ikkagi jäätmeteke läheb ülesse. Et mida me saame teha, ongi lihtsalt see, et see jäätmeteke osakaalu proovida alla tuua. No, ma ei saa ikkagi sellest loogikast aru. No ütleme niimoodi, et kui meil praegu tekib suurusjärgus 1 miljon tonni ehituslammutusjäätmeid, see on kõik ehitamine, renoveerimine, lammutamine kõik kokku on ja. Nüüd on see, et 2030 või 35 5-kordsed renoveerimismahud. Sealt paratamatult meil tekib ka renoveerimisel piltlikult ikkagi suurusjärgus 5 korda rohkem jäätmeid. Lisaks lähevad hooned lammutamisele, sealt tekib ka jäätmeid. Et seda nii-öelda jäätmeteket vältida me saamegi ainult läbi korduskasutuse, kui me räägime näiteks lammutusest. Aga kui me teame nagu seda, et milline on nende vanade hoonete nii-öelda kvaliteet, mis meil praegu lammutusse lähevad, siis ega sealt tegelikult see korduskasutus sobiliku materjali ausalt öeldes ongi suhteliselt nagu vähe. Et me selle korduskasutusega me ei katta ära kogu seda suurt mahtu, mis meil tuleb ikkagi lammutamisest juurde. Aga kus lammutamise rahastus võetakse suures koguses? No eks selle rahastuse poole pealt ma jään hetkel vastuse võlgu, et ju selleks on ka mingisugused nii-öelda meetmed tulemas. Aga lihtsalt jah, need hooned on ära kaardistatud ja just need on pigem ongi sellist kõrvalistes kohtades asuvad hooned, mis on tühjaks jäänud, et siin näiteks on Kiviõlis, siin on ühel tänaval päris palju neid silikaatelistest hooneid. Ühe lammutamise käigus tehti ka siin TalTechi poolt hästi selline põnev uuring, kus siis kaardistati ära materjalid, vaadati, mis sellest hoonest, mis sealt nii-öelda päriselt tuleb, mis nendest materjalidest teha saab. Et ühesõnaga seda hoonefondi meil paraku on. Aga siis ma räägingi nüüd natukene siis täpsemalt ehituslammutusjäätmete tekkest ja käitlemisest, et siin eelmisel kevadel valmis siis Kliimaministeeriumi tellimusel Keskkonnaagentuuri poolt üks uuring, mis siis vaataski seda teemat natuke rohkem süviti. Ja see uuring on tegelikult ka keskkonnaportaalist kätte saadav, et kui hiljem neid slaide jagatakse, et siis ma tegelikult panin ka siia selle lingi, et kus siis saab soovi korral põhjalikumalt lugeda. Aga selle uuringus ka, et taaskord vaadati siis tekke ja taaskasutuse numbreid, et siin need taaskasutuse joonis on juba sarnane sellele, mis ma eelnevalt näitasin. Kõrval olev joonis, mis on siin, siia on siis kokku pandud tekke ja taaskasutuse andmed siis aastast 2010 kuni 2022. Et see oranž tulp kajastab jäätmete teket, kollane on siis taaskasutus sellest tekkinud jäätmetest ja see tumepunane on siis tagasitäite osakaal. Et siit ka, kui nüüd vaadata, et siis ta siin vahepeal oli üsna tõusutrendis, nüüd siin alates 2009 on tegelikult see tagasitäite kogus meil alla läinud. Ja alates 2020. aastast tuleb siis Euroopa Komisjonile esitada ka andmed ringlussevõtu kohta, et kuna see on selline värske kohustus, et ringlussevõtu andmed meil nii hea pika ajajoone peal ei ole, et need ongi põhimõtteliselt ainult 2 sellist viimast aastat, aga kui vaadata neid 2 aastat, siis tundub, et
et seal ka tegelikult see trend on meil õiges suunas, ehk tagasitäide on vähenenud, ringlussevõtt on läinud ülesse. Ja kui nüüd vaadata seda taaskasutust juba natuke rohkem detailselt ehk nii-öelda jäätmeliikide lõikes, siis kõige rohkem taaskasutust leiavad meil ikkagi need mineraalsed fraktsioonid. Ja siin see 101% see ei ole viga, et lihtsalt see arvutusmetoodika tõutab arvesse ka lauseise, et see on see põhjus, et miks siis teinekord võib see taaskasutusprotsent minna ka siis üle 100. Teisel kohal on metallijäätmed ja kolmandal kohal siis bituumeni taolised segud, peamiselt siis freesasfalt. Ja kõige vähem taaskasutatakse isolatsioonimaterjale, et nad on küll siin ühte nii-öelda jaotisesse pandud asbesti sisaldavate ehitusmaterjalidega, aga tegelikult asbesti sisaldavaid ehitusmaterjale on meil seaduse kohaselt keelatud üldse taaskasutada, nii et tegelikult see 4%, see on siis isolatsioonimaterjalide kohta. Ja sisuliselt olematu on taaskasutus ka siis ehituslammutus segaprahil, mis siis lõpuks peale selle sortimist järgi jääb. Ja ringlussevõtu vaatest siis kõige rohkem võetakse ringlusse metallijäätmeid, et Eestis tegelikult seda ringlussevõttu metallijäätmete puhul toimub hästi vähe, et siin ongi peamiselt on selline korduskasutuseks ettevalmistamine. Aga suurem ringlussevõtt toimub väljaspool, et metallijäätmeid ka hästi palju meilt eksporditakse välisriikidesse, kus nad siis lähevad metallitööstusesse ja ümbertöötlemisele. Teisel kohal on siis mineraalne fraktsioon, et sellest umbes pool läheb siis ringlusse ja nagu ma mainisin, siis sellest tehakse üldjuhul tootenõuetele vastavat siis täitematerjali, mida siis kasutatakse teedehituses. Ja kolmandal kohal siis taaskord freesasfalt, mis siis leiab kasutust siis uute teesegude koostises. Ja ringlussevõtt on siis 0-3 jäätmekategoorial, taaskord isolatsioonimaterjalid, asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid, siis kipsipõhised ehitusmaterjalid, millele tegelikult Eestis ei ole sellist head taaskasutusväljundit ja kolmandana taaskord siis ehituslammutus segapraht, mida tegelikult ei ole ka võimalik ringlusse võtta. Siis tulles liigiti kogumise juurde, siis siin ülemine joonis, et siin on siis liigiti kogumine koos pinnasega, et see kõige kõrgem tulp, et see näitabki seda, et kui palju meil siis tekib pinnast ja pinnasse jäätmed üldjuhul nad ikkagi kogutakse liigiti. Aga kui me neid jätame pinnasse kõrvale, siis kõige rohkem kogutakse liigiti metallijäätmeid. Ilmselgelt seda sellepärast, et nendel on positiivne väärtus. Nendele järgnevad erinevad mineraalsed fraktsioonid, et ongi betooni, telliste, plaadi ja keraamikatoodete segud, teetammi täitematerjal ja betoon. Ja nendega on see teema, et eks siin ühelt poolt on nendele sellise taaskasutuse ringlussevõtu võimalusi mõnevõrra rohkem, aga teisalt on ka tegemist sellise raske materjalina, kui seda üle anda ehituslammutus segaprahina, siis tegelikult see kulu oleks päris arvestatav, et see on ka see, mis motiveerib tegelikult neid materjali liigiti koguma. Ja 5. kohal ongi meil juba ehituslammutus segapraht. Ja kõige vähem kogutakse liigiti siis klaase, plaste ja isolatsioonimaterjale, et eks need ühelt poolt võrreldes teiste jäätmeliikidega tekibki vähem, aga samas kui jälle vaadata ka seda ehituslammutus segaprahi koostist, siis seal hästi palju jääbki silma täpselt neid plasti, isolatsioonimaterjale ja klaasi, et see näitab ka seda, et need ikka kiputakse sinna kokku panema. Seda juba eelnevalt mainisin, et meil siin metallijäätmete puhul on selline eksport on teemaks ja tegelikult see import-eksport on selline tavapärane praktika nii ehituslammutusjäätmete kui teiste jäätmeliikide puhul. Et osad mõningates riikides nagu tegelikult ka Eesti, et kus meil need tekkekogused on väiksed, et siin ei olegi mõistlik, et meil on kõikidele jäätmetele kohapeal olemas sellised taaskasutuse ringlussevõtu võimalused, et see, et ringlussevõtt toimub näiteks mõnes teises riigis, et see ongi selline tavapärane ja täiesti mõistlik praktika. Ja kui nüüd vaadata neid importnumbreid, siis aastati 2017–2022 keskmisena, siis kõige rohkem imporditi freesasfalti, see üldjuhul tuli meile Hollandist, siis teisel kohal oli ehituslammutus segapraht, mis siis toodi sisse Soomest, aga see muidugi oli selline mõnevõrra probleemne olukord, et taaskord sattus ka siin erinevate ajalehtede veergudele. Ja siin oli see probleem selles, et ehituslammutusprahti toodi sisse selle
klausliga, et sealt välja siis sortida ringlusse võtuks sobilikku materjali, aga tegelikult mis kippus olema, oli see, et see materjali kvaliteet oli nii kehva, et sealt ringlusse võetavat materjali väga palju kätte ei saadud ja seal oligi, et mis jäi üle, läks siis kas energiakasutusse või siis tagasitäitesse ja see tagasitäiteks kasutatud materjal siin ka teatud juhtudel oli selline väga kehva kvaliteediga, sisaldada väga palju võõrisseid, seal plastiklaasi, kõiki selliseid asju, mida tegelikult seal ei oleks tohtinud olla. Et see oli selline üsna suur probleem mõned aastad tagasi, aga praeguseks ehituslammutus segaplahi sisse toomine on meil tegelikult on vähenenud ja Keskkonnaamet pöörab ka selle järjest suuremat tähelepanu. Ja kolmandal kohal on siis metallid, varasemalt toodi need Venemaalt, viimasel ajal Lätist ja siin on Eesti selline peamiselt ikkagi transiitmaa. Ja ekspordi puhul kõige suurem ekspordiartikkel, taaskord metallid, need liiguvad üldjuhul läbi Läti, liiguvad siis Türki, kus siis toimub see lõplik ringlussevõtt. Ja vähesel määral eksporditakse ka klaasijäätmeid ja need liiguvad siis meil Soome, kus siis nendest valmistatakse ka erinevaid klaasitooteid. Ja siin on kõrvale ka üks joonis, kus siis on näha selline pikem ekspordi-impordi trend. Et nagu ma mainisin, siis tegelikult mõlema puhul on meil kogused languses ja siin impordi puhul on näha üks selline suurem kõver, et see on siin vahemikus 2009–2012, et see on tingitud sellest, et sellel perioodil oligi hästi selline populaarne tegevus, oligi Hollandist freesasfaldi sisse toomine, et need on tegelikult see piik seal on puhtalt freesasfaldi tõttu. Siis selle uuringu raames kaardistati ka ära ehituslammutusjäätmete käitlejad. Et nagu ma eelnevalt mainisin, et meil Eestis on päris suur hulk ehituslammutusjäätmete käitlejaid. Kokku on 531 jäätmekäitluskohta, see on siis selle uuringu koostamise seisuga. Ja nendest 120 oli siis antud luba või registreering siis tagasitäiteks. Ja muud olid sellised klassikalisemad jäätmekäitluskohad, kus siis ehituslammutusjäätmeid ka siis koguti või siis ka kuidagi töödeldi. Ja ootuspäraselt kõige rohkem oli neid ehituslammutusjäätmete käitlejaid Tallinnas ja 13 omavalitsuses ehituslammutusjäätmete käitlusvõimekus puudus. Ja selle töö raames koostati ka selline hästi hea interaktiivne kaardirakendus, aga paraku ta ei ole hetkel veel reaalajas uuenev, et ongi selle jaanuar 2024 seisuga, kui me seda uuringut koostati. Aga tahaks loota, et me ühel hetkel saame asjad nii kaugele, et me saame sellise kaardirakendusega ajas uuenevana, kuhu siis kantakse järjest neid väljastatavaid lubasid peale, et meil oleks selline ajakohasem info. Aga panin siia lingi, et kes soovib, siis saab hiljem seda kaardirakendust vaadata, et seal ongi võimalik teha erinevaid päringuid käitlustoimingute, jäätmeliikide, omavalitsuste ja hästi selliste erinevate parameetrite lõikes. Rääkides ringlussevõtjatest, siis nagu meil korduvalt olen maininud, siis valdav osa ikkagi ehituslammutusjäätmete ringlussevõtust on siis see tootenõuetele vastava täitematerjali tegemine. Aga meil Eestis toimub ka ringlussevõttu selline veidi suuremas mahus klaasi ja plastiga. Et klaasiringlussevõtjad on meil koondunud Järvakandisse üldjuhul, et seal on OÜ Estonia, mis siis valmistab klaaspudeleid, Silbeco Green Solutions Estonia, mis siis valmistab klaasimurdu. See on siin slaidi nurgas ka näha, et see on selline purustatud klaas, mis vastab ka kindlatele nõuetele ja mis on siis tooraine klaasitööstusele. Ja siin paar aastat tagasi avati Järvekandis ka klaasvaht killustiku tehas Green Gravels osaühing, kes siis valmistab ka klaasist nii ehituslammutusklaasist kui ka pakendiklaasist siis klaasvaht killustikku. Et see on ka selline toode siin. Ja plasti, üks klaasijäätmete ringlussevõtja ei peaaegu kõrvale, see on Lab Project, nemad asuvad Ida-Virumaal ja nemad valmistavad siis klaasijäätmeid kasutades erinevaid tänava- ja sillutuskive, et panevad siis esmase toorme hulka siis teatavas koguses klaasijäätmeid. Ja plasti puhul on siis peamine väljund on siis meil plastikraanulite tegemine, kus siis plast pestakse, purustatakse, kuumutatakse ja tehakse siis sellised kindlatele nõuetele vastavad plastikraanulid. Et siin on suuremad tegijad on Orcos Estonia, mis asub Maardus ja Sillamäel asub Ecometall. Et siin all on ka nende graanulite pilt. Et siin on üks selline ettevõte asub Kuusalus on Veerek, et nemad tegelevad ka plastikraanulite tootmisega, aga nende ehituslammutusjäätmete käitluse mahud on väiksemad, et sellepärast nad ka seal uuringus eraldi välja ei toodud.
Siis uuringus vaadati ka ehitusmaterjalide korduskasutust, et nagu ma ütlesin, siis paraku korduskasutuse kohta, kuna see ei ole jäätmekäitlustoiming, siis meil nii head statistikat ei ole kui jäätmete osas ja seal siis lihtsalt uuringu tegijad uurisidki, et kes meil need korduskasutajad Eestis on ja viisid ka läbi erinevaid intervjuusid, et saada siis täpsemat infot selle korduskasutuse osas. Ja Eestis uuringu koostamise hetkel meil oli 4 peamist sellist suuremat korduskasutajat. Oli säästva renoveerimise infokeskus, jätkusuutlik elulaadikeskus, Maja Tohter ja siis ehituslammutusjäätmete ringkasutuspank Tartus. Ja intervjuudest tuli siis välja see, et kõige enam leiavad korduskasutust uksed ja aknad. Probleemiks on ikkagi see materjalide paiknemine erinevates asukohtades, et isegi kui sa soovid midagi kasutada, siis võib-olla üks detail on ühes Eesti otsas, teine teises ja kolmandas. Ja ikkagi see materjalide madal kvaliteet ja pluss see nõuetele vastavuse tõendamine. Et need olid peamised murekohad, mis välja toodi. Ja ettepanekutest oli ikkagi see, et taaskord siis riik ja kohalikud omavalitsused suunanäitajana, ehk siis kui ka riigi poolt mingisuguseid hooneid siin ehitatakse või renoveeritakse, et siis peaks olema see, et riik näitab eeskuju ja kasutab ka siis võimalikult palju siis juba kasutuses olnud materjali. Ja siin slaidi üleval nurgas panin ühe pildi, et see on materjalipank Oslos. See pilt on mul tehtud mingi 2-3 aastat tagasi, et tollel hetkel ta oli Euroopa suurim ja ma eeldan, et ta vist tänase päevani peaks olema kõige suurem korduskasutuspank Euroopas. Kaardistati ära ka ehitus- ja lammutusettevõtted ja uuringu koostamise hetkel oli siis üle 10 000 ettevõtte, kes siis tegelesid elamute või siis mitte eluhoonete ehitamisega. 413 ettevõtet, mis siis toimetasid teede ja kiirteede ehitusega ja 152 lammutustöödega tegelevat ettevõtet. Ja lisaks siis 68 sellist ettevõtet, kes siis tegelesid ehitusplatside ettevalmistamise puhastamisega. Ja siin slaidil on ka siis välja toodud suurimad ehitusettevõtted ja lammutusettevõtted. Ehitusettevõtetest olid tol hetkel suurimad Merko, Nordecon ja Mapri ja lammutajatest Aspen Grupp, Esto partnerid ja lammutusmehed. Ja sarnaselt siis korduskasutusega tegelevate ettevõtetele viidi ka ehitajate ja lammutajatega läbi intervjuud ja uuriti siis nende tunnetust ja mõtteid siis ehituslammutusjäätmete liigiti kogumise ja edasise kasutamise osas. Ja intervjuudest tuli välja see, et suuremad ehitusettevõtted suhtuvad liigiti kogumisse positiivselt, samas kui väiksemad ikkagi eelistaksid seda varianti, et nad annavad endale tekkinud jäätmed üle segaprahina ja keegi siis hiljem sorteerib. Ja liigiti kogumise peamiste probleemidena toodi välja ruumipuudus ja see jäi just kõlama eriti selliste Tallinna kesklinna objektide puhul, kus tõesti seda ruumi kipub olema vähe ja teisalt ka tööliste madal teadlikkus, ehk siis need platsitöölised, nad ei tea, mida kuhu panna. Ja laiemaks probleemiks olid ka odavate käitlushindadega pakkujad ja muuhulgas ka siis luba mitteomavatele isikutele jäätmete üleandmine, et see on jälle ilmestab neid eelnevaid pilte, mis ma nagu näitasin, et ostetakse hinda ja tegelikult ei taheta isegi teada, kus need jäätmed liiguvad. Aga iseenesest tulles jäätmeseaduse juurde, jäätmeseadus ütleb ikkagi seda, et kui sa annad jäätmed üle, siis sa pead veenduma, et sellel isikul on õigus neid vastu võtta. Et sellisel juhul, kui sa annad jäätmed üle luba mitteomavale isikule, et satuvad kuskile metsa alla, et siis tegelikult ei vastuta ainult see, kes metsa alla viis, vaid vastutab ka see, kes need jäätmed tegelikult andis üle selliseks käitluseks, mis ei ole lubatud. Ja ootuste osas siis ootuspäraselt see, et liigite üleandmine oleks siis kas soodsam või oleks tasuta. Leiti ka seda, et nende liigitava ja kogutavate jäätmeliikide valik peaks siis olema objektipõhine ja peaks säilima ka siis ikkagi segaprahine üleandmise võimalus ja oodati ka koostööd erinevate osapoolte vahel, et siin käiski näidetena läbi see, et näiteks ehitusmaterjali tootjad, et nad võiksidki siis enda materjalid ülejäägid või siis hiljem jäätmeteks muutunud materjalid tagasi võtta ja kasutada siis uute toodete valmistamisel, et siin tegelikult selles osas on ka juba veidi praktikaid olemas. Ja kõlama jäi ka see, et ikkagi vajalikud oleksid siis selged juhised, ühtne seadusest tulenev kohustus ja rõhutati ka järelevalve olulisust, et just selle nurga alt, et meil on ettevõtted, kes toimetavad korrektselt ja samas on need, kes seda ei tee, et ühesõnaga see järelevalve ka ikkagi oleks toimiv. Siis rääkides hindadest, siis uuriti ka ehituslammutusjäätmete vastuvõttu ja käitluse hindasid ja vaadati üle siis erinevate ettevõtete avalikud hinnakirjad
Seda nii konteinerteenuste puhul, kui siis ka nii-öelda need väravahinnad sellisel puhul, kui isik viib siis jäätmed ise jäätmekäitlejale. Ja välja tuli see, et need hinnad on väga varieeruvad, et eriti suur selline varieeruvus on siin betooni puhul näha, et kui betoon ise jäätmekäitlejale viia, siis see hinnavahe võis olla kohati isegi 10-kordne, et teiste puhul olid need hinnavahed väiksemad. Tuli välja see, et ohtlike jäätmete käitlushind üldjuhul hinnakirjad ei sisalda. Hinnad sõltuvad ka püsikliendi lepingu olemasolust, ehk püsiklientidele tehakse soodsamaid pakkumisi ja hästi levinud praktika ongi see, et tehaksegi konkreetne hinnapakkumine siis lähtuvalt mingisugusest konkreetsest objektist. Arvestada tuleb siis sellega, et konteinerteenuste puhul lisandub siis konteineri paigaldus, rentimine ja transpordihind ja jäätmeid ise kohale viies tihtilugu siis lisandub ka kaalumisteenus ja jäätmeõiendi koostamine. Aga selliste suuremate jäätmeliikide puhul need hinnad on siin välja toodud. Miks klaas nii kallis on? See on hea küsimus, et eks see sõltubki jäätmekäitlejate enda sellest hinnastamisest. Et see on sama nagu siin see betoonijäätmed, et hind varieerub siin 7–83 euroni, et erinevad ettevõtted, erinevad lähenemised. Et seda jah, et mis see nagu täpne loogika seal taga on, jään vastusse võlgu. Nii, ja hindade teemal jätkates, siis selles uuringus mängiti ka läbi stsenaarium, et nagu ma eelnevalt mainisin, et meil tegelikult on kavas luua liigiti kogumise määrus ehituslammutusjäätmetele, aga see on selline lisakohustus ja alati lisakohustustega meil on vaja teada ka seda, et mis siis need kulud on, kui me mingid lisakohustused sätestame. Ja siis oligi palve uuringu koostajatele, et nad vaataksid ka selle liigiti kogumise majanduslikku mõju. Ja see majandusliku mõju analüüs tehti siis 3 hoone näitel. Need 3 hoonet on siin slaidi nurgas näidatud ja need hooned pärinevad siin Life Buildesti raames koostatud ühest tööst, kus siis kaardistati ära hoonetes olevad materjalid. Ja siis Keskkonnaagentuur võttiski need kaardistused aluseks, võttis juurde siis jäätmekäitlejate need avalike hinnakirjade alusel saadud keskmised käitlushinnad. Ja lisaks oli klausel see, et eeldus oli, et transport on siis 20 kilomeetri kaugusele, et arvestada kõik see transpordi mõju. Ja läbi mängiti 4 stsenaariumit. Esimene siis see, et kõik segaprahina. Teine see, et kõik nii palju liigiti, kui vähegi need hoonete kaardistus oli seal välja toonud. Ja vaadati ka seda, et milline siis on konteinerteenuste puhul see maksumus ja milline on siis, kui jäätmetekitaja viib need jäätmed ise siis jäätmekäitluskohta. Ja sellest analüüsist selgus see, et konteinerteenuste puhul, kui kogused on väiksed, et siis tegelikult võib osutuda soodsamaks ka see segaprahina üleandmine, aga samas kui kogused on suuremad, et siis ka konteinerteenuste puhul ikkagi liigiti kogumine osutus soodsamaks. Ja kõige soodsam variant oli ikkagi see, et koguda kõik jäätmed liigiti ja viia siis ise jäätmekäitluskohta. Ja sellise stsenaariumi puhul oli, et segaprahina üleandmise hind isegi 4 korda kallim kui siis liigiti kogutud jäätmete üleandmine. Kas et kui ta soodsam on, kas seal on arvestatud siis kõik see transport ja ajakulu ka? Ajakulu ei ole, transport on arvestatud. Et ega seal on liigiti kogumisel loomulikult, seal on täiendav juba ajakulu see, et need materjalid seal liigiti panna kõige sellega toimetada, et seda ajafaktorit me arutasime, et kas me saame seda sisse tuua, aga me ei leidnud head lahendust, kuidas see arvesse võtta. See on hea küsimus, et ajafaktorit ei ole, aga transport on. Küsimus, miks see transport on 20 kilomeetri maapiirkondades jääb see? Reeglina jääb see kaugemal kui 20. Ja, absoluutselt. Seal oli meil ka arutelu, et kus me selle piiri tõmbame, aga me lähtusimegi sellest, et valdav osa nendest tekkivatest jäätmetest ja jäätmekäitlejatest on siin piirkonnas ja et siin on laias mõnes 20 kilomeetri raadiuses on see jäätmekäitleja olemas. Et loomulikult igati nõus kaugemates Eesti piirkondades, et vahemaad võivad olla oluliselt suuremad, aga me proovisime leida sellist ühte näidet.
aga lammutamise tööjõukulu. Seda ka ei ole sees. Et siin ongi see ajakulu, tööjõukulu, need olid sellised, millele me ei suutnud sellist head numbrit sinna külge panna. Et see ongi selline üldine ja esmane analüüs. Et loomulikult siin saab minna detailsemaks, eks me proovimegi vaadata seda asja ka edaspidi detailsemalt, aga lihtsalt selle konkreetse uuringu raames ei olnud seda ajalist ressurssi meil. Aga siin lammutamisel kahel alulisel on palju tehnikat, lammutamistehnikat ka kasutatud, kas see tehnika kasutamine lammutamisel? See on samamoodi väljas. Siin ongi, mõtlen, eeldus oligi lihtsalt see, et on liigiti kogumine ja transport 20 kilomeetri kaugusele. Et see, mis puudutas ajakulu, tehnikat, kõiki neid asju, et seda Keskkonnaagentuur tollel hetkel nad ei suutnud seda nii detailideni meile siia ette anda. Et see eeldab ilmselt sellist natuke põhjalikumat ja süviti minevat analüüsi. Aga nagu mainisin, täpsemad nõuded ehituslammutusjäätmete käitlemisele, kohaliku omavalitsuse jäätmeohutuse eeskirjades, 79 jäätmeohutuse eeskirja, kõigist teataval määral need asjad varieeruvad, aga mis oli positiivne oli see, et ehituslammutusjäätmete käitlusnõuded olid kõigis omavalitsuste jäätmeohutuse eeskirjades olid vähemasti välja toodud. Ja absoluutselt kõigis jäätmeohutuse eeskirjades oli siis nõue koguda liigiti ohtlikke jäätmeid. Valdavas osas oli sees ka liigiti kogumine siis mineraalsetele jäätmetele ja kõige vähem siis mainiti telliste ja plaatide liigiti kogumist, aga need olidki üldjuhul arvestatud selle mineraalse fraktsiooni hulka. Ja umbes 1/4 jäätmeohutuse eeskirjadest andis selle võimaluse, et kui jäätmeid tekib väikses koguses, üldiselt siis alla 10 kuupmeetri, et siis liigiti koguma ei pea. Et see on selline erisus, mida me tegelikult väga riigi poole pealt näha ei tahaks, aga on vähem 24% eeskirju seda veel sisaldas. Ja siin on ka välja toodud need peamised jäätmeliigid, mille liigiti kogumist nõuti, aga ma neid ei hakka siin ükshaaval üle käima praegu. Kohaliku omavalitsuste ja elanike vaatest hästi oluline teema on ka jäätmejaamad. Et Eestis on siis kokku 138 kohaliku omavalitsuse jäätmejaama, lisaks 5 prügilat. Ja 22 omavalitsuses 79 ei olnud siis võimalik jäätmejaamas ehituslammutusjäätmeid üle anda, aga sellisel juhul oli ikkagi viidatud siis sellele, kuhu siis elanik oma ehituslammutusjäätmetega minna saab, et kas ta siis on kuskil lähedal asuv prügila, on ta siis mõne naaber omavalitsuse jäätmejaam, kellega on sellised kokkulepped tehtud, et üldiselt see pool oli ikkagi välja toodud. Ja jäätmejaamad üldiselt on mõeldud siis sissekirjutust omavatele isikutele ja kohalikele ettevõtetele. Võetakse vastu ka jäätmeid tihtipeale teistelt isikutelt, aga siis on juba see hind on teine, et kõige soodsam ongi siis kohalikele elanikele jäätmete üleandmine, et kui viivad ettevõtted või sissekirjutust mitte omavad isikud, et siis hinnastatakse ka teistmoodi. Vaadati ka jäätmejaamades vastuvõtte hindasid, et teatavasti see vastuvõtte hind kujuneb omavalitsuse enda lähenemiste alusel, et on omavalitsusi, kes pakuvad tasuta vastuvõtmist väga paljudele jäätmeliikidele, on neid, kes küsivad selle eest tasu, et see on puhtalt omavalitsuse enda otsustada, aga need ehituslammutusjäätmed vastuvõtu hinnad tegelikult omavalitsuste lõikes olid hästi varieeruvad. Ja kõige rohkem võetakse jäätmejaamades vastu ikkagi ehituslammutussegaprahti, asbesti sisaldavaid ehitusmaterjale ja kivepinnast. Ja uuringu raames vaadati ka siis teiste riikide praktikat liigiti kogumise osas, et kuna me plaanime seda liigiti kogumise määrust, et siis me tahtsimegi saada ka aru, et kuidas siis teistes riikides on lähenetud ja mida siis nõutakse teistes riikides. Vaadati Läti, Leedu, Soome, Rootsi, Taani ja Saksamaa praktikaid. Et seal ikkagi tuli välja see, et nende liigiti kogutavate jäätmete loetelu riikide raames on erinev, aga valdavalt olid siis mainitud puit, mineraalsed jäätmed, kips, metallid, klaas, plast ja ohtlikud jäätmed. Ja üldjuhul oli seatud ka see tingimus, et see liigiti kogumise nõuded on ettevõtetele. Et eraisikutele need ei laiene, aga et eraisikute puhul oli siis kohalikul omavalitsusel siis kohustus korraldada võimalikult suures ulatuses seda liigiti vastuvõtmist. Ja mõningates riikides olid siis liigiti kogumisest võimaldatud ka erandid, et näiteks Keskkonnaamet võib teatud tingimustel jäätmetekitajad siis liigiti kogumisest vabastada või siis seda liigiti kogumise kohustust ei kohaldata, kui tõesti seal platsil pole ruumi, kus on ebamõistlikult kallis.
aga sellisel juhul, kui need erandid olid lubatud, siis seal oli juures ka klausel, et sellest nii-öelda algsest kohustusest kõrvale kaldumist, et seda tuleb ka nii-öelda vastava dokumentatsiooniga põhjendada, et seda siis saaks hinnata. Aga see ongi kiirelt kõik, et võib-olla paari sõnaga räägin ka sellest, et mis meil nii-öelda lähimal ajal nende tegevuste osas plaanis on. Et korduvalt mainitud siis ehituslammutusjäätmete liigiti kogumise määruse juhendmaterjal, et sellega siin loodame algust teha nüüd aasta teises pooles. Ja kindlasti, kui me hakkame seda eelnõud välja töötama, et siis me kaasame ka erinevaid nii-öelda huvigruppe ja just arutamegi läbi, et mis siis, kuhu siis need piirid on nii-öelda mõistlik tõmmata. Aga me näeme, et see tegelikult on vajalik ja nagu sealt intervjuudest ka välja tuli, et siis tegelikult sektori ootus on see, et meil oleks üle Eesti oleks nii-öelda ühtsed ja selged nõuded, et kõigil oleks see nii-öelda pilt ühesugune. Ja kui me täna oleme siin Life Buildesti projekti raames, siis tegelikult siin märtsi alguses meil lõppes Kliimaministeeriumis just ühe järgmise Life'i projekti taotluse koostamine ja see on Life Circest. Taotlusse esitatud 6. märts, taotlusele vastust ootame siin nüüd suve jooksul, eeldatavasti kuskil selline juuli-august tahaks loota, et see tuleb. Ja see Circesti nii-öelda taotluse eesmärk või projekti eesmärk ongi meil nüüd riigi jäätmekava rakendamine ja uue siis ringmajanduse strateegia koostamine ja elluviimine. Ja seal on ka hästi suure plokina on sees ehituslammutusjäätmed ja ma tõin siin slaidil ka välja mõned sellised tegevused. Need pärinevad ka suuresti meil sellest riigi jäätmekava tegevustest, aga mainin veel ära, et ühelt poolt on siis ehituslammutusjäätmete kaardistus, et me vaatame ära, et mida, kui palju meil on. Tegelikult me soovime ka kaardistada seda olemasolevat hoonefondi, vaadata, et mis siis sealt tulemas on, just seda hoonefondi, mis läheb lammutusse. Siis hästi oluline materjalide pankade teema, et ühelt poolt see nii-öelda keskne digitaalne materjalipank ja teisalt, et suuremate linnade juurde prooviks teha ka füüsilised materjalipangad, et siin Tallinn, Tartu, Narva ja Pärnu on hetkel läbi käinud. Siis on ehituse lammutusjäätmetest valmistatud materjalide kataloog, et see oleks selline nii-öelda juhend või selline nii-öelda informatiivne dokument, kus siis ongi välja toodud, et mida saab ehituslammutusjäätmetest teha, milliseid tooteid, mis nõuetele need vastama peavad. Siis korduskasutatavate materjalide pilootprojekt, siis hoones olevate materjalide kaardistamise digitööriist, et kui me räägime sellest liigiti kogumisest, korduskasutusest, siis tegelikult oleks väga hea, kui me juba enne hoone lammutamist teame, et millised materjalid seal nii-öelda sees on ja mis seal tulemas on. Aga me oleme ka saanud tagasisidet, et tegelikult nii-öelda see hindamine on keerukas, puudub pädevus selles osas ja siis meil siin tekkiski nende tegevuste aruteludes tekkis mõte, et tegelikult oleks hea, kui oleks selline digitaalne tööriist, et kus siin näiteks tahvelarvutiga läheb keegi sinna nii-öelda hoonesse kohale ja seda kaudu juba on siis võimalik nagu ära kaardistada, et mis materjalid, mis omadustega, mis koguses. Ja hästi selline põnev teema, mis sinna sisse sai, on ka siis erinevad uuringud ehituslammutusjäätmetest uute toodete loomiseks ja pluss siis ka nende nii-öelda toodete reaalsed piloodid. Et just saaks selliseid põnevamaid lahendusi ringlussevõtu osas, kui ainult see tagasi nii-öelda täitematerjalina kasutamiseks sobilikud tooted. Aga selle tegevusi veel, et ma nüüd panin siia sellised natukene suuremad ja huvitavamad. Aga see on hetkel minu poolt kõik. Et kui kellelgi on mingeid küsimusi, siis ajaga väärigi vist on meil grammike veel aega, et Võib-olla ise ühe küsimusega alustaks küll, et kuidas on suhtumine kogu selle protsessi nii-öelda süsiniku jalajälge? Ehk teatud hetkest mingi materjali kogumine, transport, töötlemine, et see toode, mis sa sellest lõpuks saad, kas on mingi risk, et meil läheb rohkem ressurssi sellesse, kui oleks nii-öelda nullis selle toote nii-öelda tootmisprotsess olnud, et kuidas nagu seda kaasatakse nendesse No see on kahtlemata hästi oluline teema ja ka see on ka see põhjus, miks näiteks seal jäätmehierarhia põhimõttes meil kõige esimesed ongi korduskasutuse ettevalmistamine, ehk mida vähem neid materjale tegelikult töödelda, seda väiksem on see energiakulu, seda väiksem on süsiniku jalajälg. Ja eks need süsiniku jalajälje teemad, need tulevad järjest rohkem pilti ja kahtlemata neid tuleb ka sellise nii-öelda teisest toormest valmistatud toodete valmistamisele ja kasutamisele edaspidi arvestada. Et lihtsalt mitte nüüd isiklikust kogemust, aga lihtsalt ma mõtlengi, et tahad ühe ukse tuua, eks ole, kuskile sinna materjalipanka, sõidad hüpoteetiliselt 400 kilomeetrit, siis uks seisab seal paar aastat, eks ole,
no kas just mädaneb, aga tuleb kulusid, et seda ruumi valgustada ja et kütta seda ruumi, siis keegi tuleb, leiab selle ukse ja viib jälle 400 kilomeetri kaugusele, et kas sellise hüpoteetilise protsessi nii-öelda terviklikku nagu selle süsiniku seisu, et kas seda nagu on plaanis veel vaadata või mis see seis nagu on? No ma ütlen, et süsiniku teemad, nad on nagu järjest aktuaalsemad ja neid järjest rohkem vaadatakse, aga selle ukse näitel, et see siin ma ütleks, et ongi abiks tegelikult meil see materjalipank, et võib-olla, kui see info jookseb ühte kohta kokku, et võib-olla see uks ei ole minust 400 kilomeetri kaugusel, vaid on tegelikult 4 kilomeetri kaugusel, aga hetkel ma seda ei tea, sellepärast, et meil ei ole sellist keskset nagu süsteemi või kui ongi neid erinevaid mingid uksi akned, mida mul on siis ühe mingi projekti jaoks vaja, et siis ma saangi sealt vaadata sealt digitaalsest materjalipangast, et kus nad on, validagi välja enda jaoks kõige sobilikumad, ka kõige mõistlikumas kauguses olevad ja sellega seda süsiniku jalajälge vähendada. Eks jah, mida pikem kogemus teemaga tekib, seda paremini kõikine protsesse saabki hakata kujundama. Absoluutselt. Aga kas on veel küsimusi? Lihtsalt täienduseks sellele, et kas te olete nagu arvestanud selle, kas see praegu see, mida te siin nagu esitasite, põhimõtteliselt puudutab rohkem nagu selliseid äritegevusi, mitte nagu eraisikute isiklikke nagu selliseid projekte, et mõtlen just materjalide kasutuse puhul, et kas te seal olete arvestanud ka näiteks seda nii-öelda sellist nagu eraisikute vahelist turgu, mis ju tegelikult praegu päris palju ka toimib juba. Ja absoluutselt. Ja tegelikult ongi see nagu tõesti välja teid, et eraisikute vahel see toimib. Ja seal tihtipeale seal ei kerkigi seda küsimust, et hakata nüüd seda, ma ei tea, ukse või mingisuguse palgi neid nii-öelda omadusi hindama. Et pigem ongi probleem on selline suures mahus kasutamine, et seda nii-öelda korduskasutatav materjali on vähe ja teisalt ongi, et kui on nii-öelda suured ehitusettevõtted, midagi soovivad kasutada, et eks seal ongi see tõendamise pool on oluliselt nii-öelda keerukam, et eraisikute vahel see toimub natuke nii-öelda loomulikumalt. Aga põhimõtteliselt see on nii-öelda, me vaatame seda ikkagi laialt üle platsi. Ma tahtsin selle panka kohta küsida ka seda, et kas siin on kavas ka arvestada sellega, et nii Tallinnas Srikil kui ka Paides Türis on see vanamaterjali ladu on olemas, et kas need asjad on ka kavas siis nagu sellesse panka lisada? Just, et siin ongi see, et meil on selliseid väga häid algatusi ja ma tean, et siin on ka planeeritakse neid tegelikult veel luua, aga see on see killustunud süsteem, et tegelikult tahaks siis jälle info vähem selle digitaalsel kujul tuua ühte kohta, et meil on tegelikult siin jäätmete valdkonnas, ma arvan, paljud teavad, on selline hästi hea lehekülg nagu kuhuviia.ee, kus saad sisse trükkida, mis jäätmed mul on ja kuhu ma saan need ära viia. Näiteks mingid pakendid või katkine kraanikauss ja seal on üle Eesti sul jookseb see info nagu kokku. Jäätmejaamad, jäätmekäitlejad, et tegelikult see materjalipank võiks olla midagi nagu sarnast. Et meil ongi need erinevad nii-öelda tegijad ja siis kogu info jookseb ühte kohta. Et tahaks kindlasti kogu seda sektorit võtta ka nii-öelda kokku ja pildile. Projektiga ei ole Srikke kaasatud? Meil hetkeseisuga me ei ole veel nii-öelda tööd alustanud selle väljatöötamisega. Ma lihtsalt tean, et säästu renoveerimise infokeskus tegelikult otsib kõik võimalikke selliseid lahendusi, et kuidas oma seda ladu hästi tööle panna ja et see info rohkem leviks, nii et äkki Kliimaministeerium võiks siin käe ulatada. Ja ei, me see kohtlemata teeme ja ma olen täiesti kursis selle Sriki tegevusega, väga tänuväärne tegevusega ja kindlasti kaasame neid, kui me hakkame neid asju välja töötama. Ma tahtsin öelda, et kõik need vanad uksed ja aknad on isemõõdulised. Ja ülepakkumisega oleme kokku kukkunud. Et viige ära, taaskasutage ja siis tegelikult vastu ei võeta ja inimene on, kuidas ma ütlen, seisab nagu lõhkise küna ees, et aga ma pean ju ära andma. Ma pean tõendi saama, et ma olen suunanud need uksed taaskasutusse. Ütleme, kui miljööalal on mingi lammutus või mingi muinsuskaitse objekt, aga ma küll ei ole uste järgi projekteerinud, et ma saan kuskilt kari uksi ja siis ma hakkan projekteerima hoonet laos seisvate uste põhjal. Ühe suvila rekki ma olen küll teinud, et inimene ütles, mul on selline aken ja selline aken ja selline aken, kas ma saaksin need kuskile ära kasutada. Kuna need aknad olid füüsiliselt olemas, siis on võimalik seda teha, aga kui mul on need uksed kuskil laos ilma piitadeta, siis on nagu suht keeruline.
esiteks nende kõrgused ei vasta tänapäeva standarditele ja noh, nendega natukene probleem. Ja meil ei ole teenijat, kes ütleb, et mine lahku ja tee mulle maja nende uste ja akende ümber. Just täpselt ja umbes niimoodi, et noh, tegelikult me peaksin sinna jõudma ja ainult fanaatikud tegelevad, ainult need, kes ise endale restaureerivad. Siin on võib-olla nagu skaala küsimus ka, et ongi eratellijad, räägivad eramuud või väikse kortermaja skaalast, siis on niitä riiklik skaala, kus on suured avalikud hooned, kus sul tekibki võib-olla ühest lammutusest koolimajast terve hulk standardse mõõduga uksi, mida võib-olla siis jällegi saab kuskil teises. Koolimajas vahetatakse uksed välja, siis nad ei kvalifitseeru tänapäeval koolimajal esitatavatele nõuetele ja neid ei saa ka üldkasutatavates hoonetes teist korda enam kasutada. Kas eramule jälle nad sobivad? See on juba ise küsimus. No seal võib-olla ongi näiteks mingid abihooned ja sellised variandid, aga jah, ise Siis peab juba projekteerija ju teadma, klient peab pöörduma, et kuule, näed, ma sain kuskilt tasuta hunnik uksi, palun projekteeri mulle maja, no ütleme ümber nende uste. Ei on selliseid, aga noh, neid on vähe. Ma olen nagu selle 3 akna puhul nagu näinud, et olen puutunud, aga ustega on natuke keerulisem, kuna nad kahjuks jõuavad sinna lammutusse ilma piitadeta ja siis noh, ma olen küll näinud vanadest ustest välikemmergut, aga oligi 4 ust. Ühest tahtis oli aken. Ei, no mõtlen, et ma olen nõus, et ega siin on väljakutsed ja see on ka see, et miks me nende tõime nii siin riigi jäätmekava tegevustega, kus selle nõrkust asjadele välja selle teadlikkuse teema, et täpselt nagu juttu oli, et meil on vaja seda teadlikku tellijat, eks ta ongi selline niši asi, et eriti kui me võtame seda korduskasutust, et siin ka võtta Skandinaaviat tegelikult selliseid suures mahus häid praktikaid on vähe, et siin on Norras siuke väga äge üks büroohoone, mis on valmistatud või renoveeritud selliselt, et seal oli tegelikult 70% oli korduskasutus, aga me räägime Norrast, et eks ta ongi selline arengujärgus asi üle Euroopa tegelikult, et ei ole nagu ainult meie probleem, aga mina siin linnateatri järelevalvet ja seal lammutusfirma juht võttis, seal läksid kõik need eelmised suured võimsad uksed minema ja see lammutusfirma juht ehitas endale väga ägeda kompleksi Iklasse, nii et televisioon käis külas. Ei noh, jah. Eks siin on siuksed näiteid. Tal oli täpp sees. Ta pidi käitlema, ta sai pärast aruandesse, et viisin koju, kasutasin ise. Ei, ma ei tea, mis aruanded ta oli, aga no siin ongi jälle see, et mis me ka näeme, on tegelikult see materjalipank on abiks, et ongi see, et see info nagu liiguks, et kus siis need uksed, kus need aknad on ja veel parem see, kui tõesti need oleks eelnevalt kaardistatud, et kui me teame, et meil on mingi teatud hooned kuskil lähevad lammutusse, et siis juba mitu kuud enne seda, kui need asjad lammutusse lähevad, et juba jookseks kuskil üles info, et teate, sealt on tulemas sellised asjad, et muidu ongi see ajaaken on hästi väike, et võtke viige kohe ära, kui võib-olla kohe pole vaja, on ju, aga kui saaks nagu pikemalt ette planeerida, siis aknanurgikuid on käidud nokkimus küll. Mul oli kõige ägedam see, et linnateatris tuli välja super kassimuumia. Panin selle interneti üles, üks mees sõimas no õudselt läbi. Mehed oli väga võelad. Ja pärast oli 2 naisterahvast see Kalamaja muuseum ja siis on üks naisterahvastest õppeasutustele neid prepareeris luukeresin. Pärast ühe sõnaga soovijad oli palju. No see ongi see, et igal asjal on olemas soov ja tuleb lihtsalt üles leida, on ju. Te ütlesite, riik kui Eesti kõige suurem tellija peaks näitama eeskuju nende tingimuste kehtestamisega, te ütlesite, peaks. See tähendab, et nad ei kehtestanud eeskirju. Ja nüüd selles mõttes, et miks tavalised inimesed ja erasektor peaks seda nagu tegema, kui isegi riik seda ei tee? Siin ongi see, et meil ei ole hetkel kohustust ei riigi poolelt ega ka erasektorile, et riik suunanäite, nagu ma mainisin, tegelikult kasutatakse juba, et tõesti siin hoonete renoveerimisel, ehitamisel see on vähene, aga taristuobjektidel kasutatakse aherainet, ehituslammutusjäätmeid ja me ei olegi seda pannud hetkel teadlikult sellise kohustusena, et pigem ongi see, et teha riiklikud projektidega see kadaliit läbi, vaadata, mida saab, kuidas saab, enne kui me hakkame kuskil üle platsi neid kohustusi seadma. Aga te ütlesitegi, et riik, ma ei räägi siin selles mõttes riigist, te ütlesite, et riik peaks näitama eeskuju, aga ta ei näita siis eeskuju. Mina ütleks, et näitab sellepärast, et meil on Rail Balticus kasutatud, meil on see Keila kandis see raudteelõikus on kasutatud ja need on erinevaid. Maja ehitustes
renoveerimisest? Majaehitustest jah, seal tõesti mul hetkel ei ole tuua näiteid, kus oleks kasutatud nii-öelda ka riigihoonete puhul neid nii-öelda korduskasutatavaid detaile, aga ma mõtlen, et see ongi selline probleemne mitte ainult meil, vaid igal pool mujal. Aga seal ma näen ilmselt samamoodi, et näiteks Riigi Kinnisvara Aktsiaselts peaks leidma ka neid võimalusi, kus siis kasutada ja seda tegelikult nii-öelda suunist me oleme ka korduvalt andnud, aga aru saada igal pool ei saagi ja seal tulebki lihtsalt vaadata, kus saab ja mida saab. Linnateatrist oli kohustus, et linnahallis seisavad maalingutega talad, sisekujundatel oli kohustus need Linnateatri renoveerimisel ära kasutada. Et seati selline tingimus. Nähti ikka vaeva ja seepärast, et ruumid on ju, need ei olnud Linnateatrist kokku korjatud, vaid nad olid kokku korjatud nõukaeva ajal juba ja ladustatud siis kuskil linnahalli ruumidesse ja siis kuhugi nad ikka topiti. See on garderoobi. Garderoobi, jah. Ja seal tehti inventuur, üks uurija noor neiu tehti inventuuri, mis värvidega, mis maalingud ja seda oli 8 sorti. Jah, väga keeruline. Ja enne seda oli see hunnik mitu korda läbi sorditud, nii et meile jäägid, mis oli natuke mädanenud, osa putukad ära söönud. Ühesõnaga neid ei saanud kandvates konstruktsioonides kasutada, vaid ainult ilu detailidena. Seda, mida ei, et see on nagu konkreetne näide. Eks seda jah, et mida kus kasutada saab, et seda päeva teisest poolest Sima ilmselt nagu räägib ka täpsemalt, et see jah, et täpselt, et siin tulebki leida see nii-öelda võimalus, kus need sobivad ja nii-öelda kas või visuaali või siis ka nende täpselt nende reaalsete omaduste poolest, et kandvaid konstruktsioone ilmselgelt tulebki rohkem teisest tähelepanu pöörata, kui kuskil lihtsalt mingi visuaalselt kaunis element ära kasutada, et teema on oluline, arenguruumi on, aga esimesed sammud on alati kõige tähtsamad. Aitäh Kõrelile ka! Aitäh!